Juba käib. Tore, et olete tulnud kohale. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse aluseks on tegelikult kõik 3 teksti, 2 tükki, mida me oleme täna juba kuulnud ja nüüd ka 1. Johannese kirjast 5. peatükist. Kuulgem seda. Igaüks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on Jumalast sündinud. Igaüks, kes armastab seda, kes ta on sünnitanud, armastab ka seda, kes temast on sündinud. Sellest me tunneme ära, et armastame Jumala lapsi, kui me armastame Jumalat ja teeme tema käskude järgi. See ongi Jumala armastamine, et me peame tema käske ja tema käsud ei ole rasked. Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma, meie usk. Kes võidab ära maailma? Eks see, kes usub, et Jeesus on Jumala poeg. Istuge palun. Olen ise huvitavas kogemuses täna elamas ja nimelt vanast aastast alates juba sain teada vana aasta lõpus, et üks töökaaslane on suremas. Ta on minust noorem. Ja mu poiss käis teda vaatamas ja siis ma sain teada, et ta on juba surmaootel. Ehk ta on siis seal palatis, kus ravi ei anta, vaid lihtsalt toetatakse. Ja siis ma läksin teda vaatama. Ta on tõesti nõrk. Aga tuli südamesse temaga jagada sõna. Selleks me oleme ju kutsutud. Ta ei tunne Jumalat ja tegelikult on keeruline isegi temani jõuda. Tekibki küsimus vahel, et küll see on imeline, et Jumal on meid valinud või kes iganes on saanud usklikuks. Et see ei ole nagu iseenesest. Me nii palju loeme ja vahel jääb mulje, et kes võtab ise Jumala vastu, et see on nagu meie tegu. Vahel tundub, et see ei ole päris nii. Ja siis ma sain ühe imelise raamatu lugeda Katrin Kuhlmanist, kes elas 1907 ja suri 1976. Ja tema imetegudest, mida Jumal tema läbi tegi, või Jumal tegi, tema oli vahendaja, nii nagu meiegi saame olla vahendajad. Ja need on dokumenteeritud tervenemised, kus arstid enam abi ei suutnud osutada ja Jumal tegi selle ime. Ja nüüd ma läksin kohe järgmise päev selle raamatuga ja küsisin ta käest, ta väga vähe räägib. Ta põhimõtteliselt noogutab ja mõne sõnaga kinnitab. Kas sa oled nõus, et ma loen sulle seda ime? Et ma ei tule siin haletsema. Ta on teinud väga kõvasti tööd Päästeametis ja ametiühingu kaudu. Aga ma tulen sinuga võitlema. On lugusid, mis näitavad, et me saame võidu nendest asjadest, millest inimestel ei ole aimu. Aga Jumalale on see võimalik. Ja ta oli nõus ja ma nüüd olen lugenud talle sealt raamatust lugust ja ma mõtlesin, et ma lähen ka täna siit veel sinna tema juurde. Lihtsalt lugema, isegi kui ta ei jaksa kuulata väga palju. Aga ta on pikali silmad kinni, mõistus on tal terane. Lihtsalt ei suuda ennast väljendada. Ja soovin ka teiega koos hiljem. Me oleme ju võitlustandril, on ju nii. Et me palume tema eest ka veel, enne kui ma sinna lähen. Ja samas sain eile ühe huvitava nägemuse. Ma ei tea, kas see on seotud, oli siis jutluse kirjutamisega või ka ühe raamatuga, mida ma parasjagu loen. Aga ma nägin seda nägemuses maailma, milles me liigume. Ja selles maailmas oli nagu 2 kihti, aga samas see moodustas ühe maailma. Ja siis enda jaoks mõtlesin, et kuidas nendest kihtidest paremini aru saada. Ja siis mul tuli pilt nagu maailm, nagu maapind ja jõgi selle ääres. Maapind on nagu paigal seisev, statsionaarne, kus elavad kõik inimesed. Aga see jõgi on siis paraja vooluga. Aga see nagu ilmestas Jumala plaani. Ja nüüd siit tuli siis see kõnetus, et
tegelikult me oleme Jumala plaani sees. Küsimus on, kas see inimene selle maa peal on haaratud kaasa sellesse suurde Jumala plaani või toimetab ta omaette, sest mõned ju ei tunne Jumalat. Ühest küljest me oleme kõik Jumala plaanisse, me oleme kutsutud. Ja nüüd see jõgi voolab seal ja teatud mõttes oli see ka ajaline märk. Ühest küljest haarab ta kaasa seda maapinda. Ehk siis teisisõnu see maailm saab ühel hetkel otsa. Nüüd on ja teisipidi haaras ta vahel kaasa ka sinna neid inimesi, kes selles kalda peale liiga lähedale läksid. Ja nendest inimestest oli nagu 3 suguseid inimesi. Need, kes üldse Jumalat ei tundnud, vaatasid seda jõge ja imetlesid seda pilti ja meil on ilusad kirikud, ütleme niimoodi. Me oleme ikka siin, kristlik rahvas. Teised olid need, kes panid jalgupidi ennast juba vette. Aga nad olid kahtlejad. Nad nagu oli uudishimu oli, aga julgust ei olnud. Ja siis 3. olid need, kes olid täielikult haaratud kaasa. Ja siis täna hommikul lugesin ühe julgustava sõnumi. Seda mul ei olnud plaanis öelda, aga ma ütlen ikkagi. On üks hästi tugev ja autoriteetne ja aktiivne kristlane. Ta toimetab ja hästi palju on saavutanud. Ja siis ta tunnistab seal oma raamatus, aga ma ei ole osanud kasvatada oma lapsi. Mul on 2 poega, mõlemad panevad pidu. Nad on kasvanud üles kirikus, nad on kasvanud üles kristlikus õhkkonnas, mõlemad ema ja isaga on kristlased. Ja siis nad tulevad ja räägivad mulle lõbusalt nendest pidudest ja narkootikumidest ja ma isana olen kurb ja lausa tige on ja küsin Jumala, et mis ma saan teha? Ma ei saa nagu midagi teha või anna tarkust. Ja siis see imeline tarkus mind ennast väga kõnetas, sest ise olen ka puudutatud sellest. Teate, sina lihtsalt armasta. Sa ei saagi midagi teha. Sa oled ju oma sõna andnud, oma jaganud, seda keskkonda jaganud. Ja nende asi nüüd on mõnes mõttes nii-öelda seda, nagu kas siis aktsepteerida, vastu võtta, kaasa minna sellega või mitte. Mõnes mõttes nagu, mees sai rõõmsaks, ütles, okei, olgu nii. Ja siis ta läks talle Jumal andis ülesande, ta elas Kanadas, aga Eestisse tulla ja toimetada siin ja ta on toimetanud. Tänaseks on see juba viljad. Aga siis ta alles sonkis maad ja ta ütles pojale, et kuule, et kas sa oled valmis? Mul oleks vaja Eestisse minekuks käia läbi erinevad kirikud ja nii-öelda koguda missionääre või toetajaskonda. Ta ütles, et küll, kuidas ma pojale ütlen, ma tean, et ei taha kirikus käia, ta ei viitsi seal käia. Aga ma võtan ta niisama kaasa. Poeg oli siis tarbis narkootikume ja oli selline sõltlane juba. Ütles poja lihtsalt, tule kaasa, mina käin kirikus, sina käid linna peal, lähme järgmisse linna, mina kirikus, sina linna peal ja veedame koos aega, kvaliteet aeg, isa ja poja vahel. Ja siis poeg ütles talle, mis pani mehel tead pisarad silmi jooksma, ütles täna päevani mõtlen sellele. Ta ütleb, et poeg oli tükk aega vait. Ja siis ütles, isa, see, kuidas mina elan, selliselt suudavad paljud elada. Aga see, kuidas sina elad, seda teevad vähesed. Et ma tahaksin elada nii, nagu sina elad. Ja siis nad peatusid, palusid Jumala poisi ellu ja poiss oli ise narkosõltlane ja nad hakkasid ehitama narkosõltlastele neid kodusid, kus saaks sõltlusest vabaks. Isa ütles, et ma ei olekski olnud ise nagu pädev üldse sellel teemal, aga poeg, kes oli ise olnud sõltlane, oskas väga palju kaasa rääkida. Ja nende abil on tehtud praegu vist, on Eestis, Kanadas ja nad Kuubale vist tahavad rajada praegu ka ühte sellist kodu. Lootuse külastada. Ja kui ma nüüd seda jutlust tegin, ja eile meil oli teenistus, siis mind väga kõnetas Luuka 21, mis ei ole tänane kirjakoht üldse, aga Luuka 21 ja mis seal oli seal 25-29 või, oli see koht, kus kirjeldatakse, et maailma
et maailm hävib. Jeesus tuleb, kõik raskused tulevad meie ellu, igasugune jama ja sõjad ja asjad ja me muutume ärevaks. Ja minu jaoks ja ilmselt meie kõigi jaoks tuleb kohe pilt Ukraina sõjast praegu, on ju. Ja mitte ainult Ukraina, Iraan, siin Hiina juba valmistab, on ju. Et kaasatud on pea kogu maailm. Et tundub nagu väga lõpuajad. Ja nüüd on küsimus, et kuidas me läheme siis sinna uude aastasse, on ju. Ja siis on sõnum nüüd. Sõnumi pealkirjaks on ära karda, astu uude aastasse ärkvel südamega. Et see on see, kuidas nüüd sinna minna. Ja nüüd ma siis jälle loen. Ja püüan siis, ma sain küll Karmeni käest julgustatud, aga lugu siis järgmine. Aastavahetusel on üks kummaline hetk. Kell tiksub ja loendus käib. Ja siis ongi uus aasta kohal. Väljas võib olla sama ilm, telefonis on samad äpid, mured ei kao kuhugi, aga tunne on, nagu astuksime üle nähtamatu piiri. Paljud mõtlevad sellel hetkel, mis mind ees ootab. Kas see aasta tuleb kergem või raskem? Kas ma jaksan? Ja just sellesse hetkes kõlab siis Jumala sõna, mis Jesaja kirjast täna lugesime. Ära karda, ma olen sind nimepidi kutsunud. Jumal ei alusta kalendrist. Jumal ei alusta, et 1. jaanuar, nüüd on kõik uus. Ta alustab sinust. Me alustame uut aastat, meie alustame uut aastat plaanidega, oma eesmärkide seadmisega, aga Jumal alustab hoopis suhtega. Tema saab esimeseks eesmärgiks suhte. Ta ütleb, sina oled minu päralt. See on nagu lapse vanem, kes saadab lapse esimest korda kooli. Ta ei saa minna kaasa igasse tundi, aga ta ütleb, mina olen sinu jaoks olemas. Mõnikord tunneme, et oleme üle pea raskustes. Meil on vaja arved maksta, meie tervis ei ole korras, meie suhted ei ole head, oleme võib-olla üksinduses, surve all, süütunde all, võib-olla ka läbi põlenud. Jumal ei ütle, et neid hetki ei tule. Aga mida ta ütleb? Ta ütleb, mis on nendest olukordadest üle. Ta ütleb, mina olen seal koos sinuga. Teine punkt selles jutluses. Maailm on rahutu ja ka see väsitab. Ja siin tuleb nüüd esile just see Luuka 21. peatükk. Jeesus ütleb Luuka evangeeliumis, et tuleb aeg, kus inimesed on ärevad ja hirmul. Ausalt öeldes tundub, et see oleks just öeldud meile täna siin, meie aega. Uudised, hinnad, sõjad, pinged. Ja selle kohta siis Jeesus ütleb, vaadake, et teie süda ei muutuks raskeks. Meie süda ei muutu raskeks alati ainult patu pärast. Patu pärast ka. Aga see muutub vahel raskeks ka liigsest muretsemisest, pidevast kiirustamisest, infomürast. Nagu taskud, kuhu koguneb kraami ja kuni enam ei jaksa kanda, Tootsi taskust. Ja siis ütleb Jeesus uuesti ja midagi ootamatut. Selles olukorras ajage end sirgu ja tõstke oma pead. Mitte sellepärast, et probleemid kaoksid, vaid sellepärast, et lootus ei ole kadunud. Midagi positiivset. Uus aasta ei vaja kangelasi, vaid ärkvel inimesi. Johannese 14. peatükist täna loetust. Jeesus ei ütle, kes on tugev, see teeb suuri asju. Ta ütleb, kes usub minusse, see teeb. On suur vahe. Usk ei tähenda, et sul on kõik vastused. See tähendab, et sa tead, kelle poole pöörduda. Palve ei ole viimane hädaabinupp. Palve on side, mida tuleb hoida lahti sinu ja Jumala vahel.
Uus aasta ei küsi, kui palju sa suudad. Uus aasta küsib, kellele sa toetud. 4. Jumala usaldus on see, mis kannab igas päevas läbi, vastavalt 1. Johannese 5. peatükile. Johannes ütleb, see ongi võit, mis on võitnud ära maailma. Meie usk. See ei tähenda, et usklike elus poleks probleeme. See tähendab, et probleemid ei määra lõpptulemust. Võit võib olla see, et sa ei anna alla. Võit võib olla ka see, et sa andestad. Võit võib olla see, et sa palvetad ka siis, kui sa ei tunne midagi. See usk väljendub armastuses, väikestes, igapäevastes valikutes. Ja Jumala käsud ei ole rasked, sest need ei ole antud selleks, et meid murda, vaid selleks, et meid hoida. Kokkuvõtteks. Uus aasta on meile tundmatu. Me ei tea, mida see toob. Meie ei tea. Aga Jumal teab. Jesaja ütleb, sa oled minu päralt ja võtke see endaga kaasa täna. Ükskõik, mis elu toob. Meie oleme Jumala päralt. Jeesus ütleb, ole ärkvel ja palveta. Ja Johannes ütleb, see usk kannab sind läbi. Seepärast astugem uude aastasse mitte hirmuga, vaid avatud silmadega ja usaldava südamega, sest Jumal on seal juba ees. Aamen.